Kuidas pakiautomaatide äri Eestis alguse sai, sellest teab meile lähemalt rääkida Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg. Meelike, kelle idee see oli? Kuidas üldse sai alguse Itella Estonia? Itella Estonia pakiäri sai tegelikult alguse automaatiteenusena juba 2008. aasta augustis. Just siis panime me esimese pakiautomaadi üles Haabersti Rimisse ja tol ajal oli see Saksa tootja Keba masin, mis oli 25 uksega masin. Ja teatavasti sel ajal e-poode väga palju turul ei olnud ja teenus ei olnud veel üldsegi atraktiivne või populaarne. Ja ennekõike olid pakiautomaadid tol hetkel kataloogi kaubamajade pakkide väljastamiseks. Et teatavasti kataloogi kaubandus oli väga-väga populaarne Eestis ja koostöös Hobbyhall'iga, mis tol ajal oli üks populaarsemaid kataloogi kaubamaju, me siis seda pilooti tegime. Kahjuks tegelikult tol hetkel turg ega tarbija selle teenuse jaoks veel valmis ei olnud ja see piloot meil tegelikult ei läinudki töösse. Samas me teadsime, et Saksamaal selliseid masinaid on turul palju ja meie soov oli enda klientidele Eestis samuti sellist mugavusteenust pakkuda. Siis hoidsime toonase Itella Logistics meeskonnaga turul silmad lahti, mis toimub ja mul on väga hea meel tõdeda, et tegelikult meie enda Viljandi poisid, toonased SmartPost osaühingu, tänased Cleveroni omanikud sellise pakiautomaadi tehnoloogia välja arendasid ja väga usinalt ka võrgustiku ülesehitamist Eestis ellu viisid. Ja 2010. aastal siis juba Soome Postiga koostöös SmartPost osaühingu pakiautomaadi võrgustik Itella omandisse sai soetatud ja alates juulist 2010 oleme me siis Itella SmartPosti kaubamärgi all pakiautomaadi teenust Eesti tarbijale ja ka ärikliendile pakkunud. Nii et see iseenesest sai juba ikkagi üsna kiiresti selgeks, et sellist teenust on Eesti inimesele vaja ja see võetakse omaks. Jaa, ma usun küll, et ega see algus oli ikkagi künklik ka, et inimesed olid võib-olla rohkem harjunud siiski postiteenust kasutama pakkide saatmiseks ja väljasavõtmiseks, aga see mugavus ja kiirus ja lähedus ja oma aja peremees olemise võimalus kindlasti rääkis väga palju tarbija kogemuse kasuks. Pakiautomaate on paigaldatud nii Eestis kui ka välismaal ja Rauno, kui palju siis täpsemalt? Pakiautomaat on paigaldatud päris palju juba, jah, see on täitsa õige informatsioon. Eestis Itellal on tänase päeva seisuga 192 pakiautomaati, millest siis 54 on uued, need nii-öelda uue põlvkonna valged pakiautomaadid ja ülejäänud on siis need eelmised sinised pakiautomaadid. Rääkides teistest lähiturgudest, Soomest eeskätt, mis on siis meie nii-öelda omanik riik, siis postil on mingisugune, ma arvan, 3000 kandis. See number kogu aeg nagu muutub ja elab, aga kuskil juba 3000 pakiautomaadi kandis on siis üle Soome. Ja Läti, Leedu täpselt samamoodi arenevad, pakiautomaatide arv kogu aeg kasvab, täna on mõlemas riigis juba kuskil 200+ automaati, nii et siin regioonis on see pakiautomaatide usk äärmiselt suur ja seda kasutatakse palju. Kui eesrindlik üldse Eesti ja Eesti inimesed on nagu siis pakiautomaatide kasutamises? Eesti on väga eesrindlik. Eesti on tänu siis sellele tegelikult, et meil on selline nii-öelda siis ettevõte, kes omal ajal seda pakiautomaatide asja ajama hakkas, Cleveron nimelt, üks esimesi riike, kus seda tegelikult nagu kasutama hakati ja Eestis täna on
on nii palju, kui meie oleme uuringuid teinud, on kuskil 80% elanikkonnast eelistavad pakiautomaatide kasutamist. Kindlasti oleme eespool nii Soomest kui ka Lätist kui ka Leedust. Mingil määral võib-olla mõjutab seda ka eestlase natukene selline iseloom, et võib-olla inimesega suhtlemine ei ole alati nii hea, võib-olla automaadiga suhtlemine on mõnele meeldib rohkem, aga kindlasti on tegelikult ikkagi esimeseks ja peamiseks põhjuseks on see mugavus. Rauno, tunnuslause on teil hoolega hoitud, mida see teie jaoks tähendab täpsemalt? Hoolega hoitud on meie jaoks nii-öelda meie DNA või meie kontseptsioon ja üheks väga oluliseks asjaoluks siin on meie inimesed. Ehk siis meil on siin palju inimesi, kelle ütleme siis nii, et nagu põhiline huvi või selline nagu sisemine põlemine on see, et pakid saaksid alati õigel ajal kohale ja neid on siin ettevõttes väga palju. Teine, mis on hästi oluline, on see meie sorteerimisliin, mis on siin taustal, mis sorteerib pakke ja meie protsessidesse ei ole sisse ehitatud mitte ühtegi kukkumist, ehk siis pakid liiguvad mööda kandikut, siis nad lükatakse maha, nad libisevad, nad tõstetakse käsitsi kastidesse. Kuna sellel liinil ei ole ka selliseid liikuvaid kummistosi, siis see liin ei tekita mustust ja me ei määri pakke või siis meie sorteerimislahendus ei määri pakke. Siis need sinised kastid siin, mis on sellised kokku pakitavad kastid, kui nad on tühjad, nad pakitakse kokku, need võtavad vähe ruumi, kui neisse pannakse pakid sisse, nad tehakse lahti ja siin selle kasti põhimõte on siis see, et pakkidele ei lange liiga suur raskus, et ei tekita nagu sellist muljumist, et siin on ainult võib-olla 10-15 paki kaal on see, mis nagu seda pakki mõjutab, et ei teki nagu seda, et on hästi suur kaal tuleb kuskilt pakkidele peale. Ja neljas siis hästi oluline nüanss on meie siseautomaadid, mis asuvad sisetingimustes ja seda selleks, et vältida siis suurt temperatuuri kõikumist, mis iganes ilmastikuolusid, mis iganes, ma ei tea, vihma, lund, tolmu, mida nii-öelda välioludes palju rohkem esineb kui siseoludes, nii et see on nagu see, millega me eristume siis konkurentidest turul. Uudne ja valge pakiautomaat, mille poolest erineb see nüüd juba tuttavaks ja armsaks saanud sinistest pakiautomaatidest? Põhiline erinevus, hakkame sellest pihta, et tegelikult paki saab siit kätte täpselt samamoodi nagu sinisest pakiautomaadist, ehk siis selle automaadi fundamentaalne põhimõte on täpselt sama. Nüüd, mille poolest ta erineb, on see, et nagu te siin näete, igal kapil on eraldi lukk, iseseisev lukk, mis tähendab seda, et kui pakiautomaadi juures on näiteks kuller või keegi tahab siit pakki saata, siis samal ajal saab 3., 4., 5. olenevalt pakiautomaadi suurusest klient samaaegselt siit siis pakki välja võtta. Et ei teki nagu järjekorda, mis on meie siniste pakiautomaatide juures tihti juhtub, kui kuller tuleb, parasjagu teenindab pakiautomaati või keegi otsib, tahab Soome pakki saata, seal on mingi 3000 pakiautomaadi seast vaja otsida õiget, mis on aegavõttev protsess, kaardimaksed ja nii edasi, siis selle automaadi juures seda järjekorda ei teki. Ja üks oluline erinevus on veel see, et me suuname kliente kasutama meie iseteenindust, et kui sinisel automaadil on konsool, kus sa teed ära kõik nii-öelda siis paki aadressid, telefoninumbrid, asjad sisestad, siis nende automaatide puhul on kõik need protsessid tehakse ära iseteeninduses. Kuid oluline on siinkohal veel ära tuua ka see, et ka siniste automaatide puhul tegelikult on kõikide nende samade tegevuste tegemine iseteeninduses täpselt samamoodi võimalik, nii et kliendi jaoks ei ole nagu väga suurt vahet, kas on sinine või valge automaat. Iseteeninduses saab ära teha kõik protseduurid, et paki saatmine, vastuvõtmine oleks võimalikult mugav. Mida teevad ja toimetavad meie teedel, maanteedel need 150 erinevas suuruses kaubafurgooni, sellest jääb meile rääkida lähemalt Sven. Sven, teie ettevõte pakub lisaks pakiautomaadi teenusele ka transporditeenust. Mis teenus see selline on? Jaa, Itella ei ole ainult Smartposti pakiautomaadid, et me oleme siinse regiooni üks suurimaid logistikaettevõtteid. Pakume muuhulgas ka rahvusvahelist maanteetransporti, siis lennu- ja merevedusid ja ka siseriiklikku veoteenust. Rahvusvahelise maanteetranspordi puhul me oleme eelkõige väga tugevalt esindatud Skandinaavia maades ja lisaks ka Lätis, Leedus, kus meil on igapäevased väljumised. Lisaks pakume ka erinevaid veoteenuseid üle terve Euroopa, seda siis nii väikepakkidele, alusekaupadele kui ka täiskoormatele.
mida te pakute äriklientidele, kas nende jaoks on mõeldud ütleme lennuvedu siis eeskätt? Äriklientidel rahvusvahelises osas pakume ka lennu- ja merevedusid. Meie globaalses võrgustikus on üle 600 kontori rohkem kui 70 erinevas riigis. Ja samuti nagu maanteetranspordis on ka seal täislahendused uksest ukseni ja terminalvedudele. Ja eelkõige hetkel suudame pakkuda näiteks häid veohindasid Hiina ja USA saadetistele. Minu loogika ütleb, et merevedu on ikkagi odavam kui lennuvedu. Täpselt nii ta on. Et kui on soov mereveo järgi, siis saame pakkuda ka seda teenust ja nii osa kui ka täiskonteineritega. Ja lisaks on meil ka oma tolliosakond ning vajadusel saame aidata ka kõikide tolliformaalsuste lahendamisel. Ma tean, et Itella Estonia mõtleb ka väga roheliselt. Kuidas sellega lood? Ja kuna meil sõidab Eestis iga päev üle 150 erinevas suuruses kaubafurgooni, siis mõtleme tõesti roheliselt ja oleme välja vahetamas oma sõidukite parki keskkonnasõbralikemate vastu. Aga siseriiklikus veoteenuses suudame katta enamus Eestist ja näiteks Tallinna siseselt saame pakkuda sama päeva tarneid. Üle Eesti saame kaubad kohale viia hiljemalt järgmise päeva lõunaks. Ja suurt tuge sellele annab kindlasti ka meie kaasaegne terminal siin Tallinna lähedal ja lisaks on meil veel 2 terminali Jõhvis ja Tartus. Lisaks tavatööstuskaupadele veame ka näiteks rippuvaid rõivaid ja teostame erinevaid tarneid kaubanduskeskustesse. Itella on Eestis olnud juba 15 aastat, kuid meie ettevõtte ajalugu siin on varsti juba pea 30 aastat ja näiteks mina olen siin ettevõttes töötanud juba 19 aastat. Erich, mis asi on laologistika teenus? Eks sellele võib vaadata erinevad nurga alt. Et kindlasti üks nendest on füüsiline. Kui me räägime kauba vastuvõtust, hoiustamisest, käsitlemisest, siin võib rääkida ka erinevatest lisandväärtusteenustest. Me teeme siin lai valiku nendest teenustest, alustades kauba eelkomplekteerimisest müügi jaoks, seadistamisest, tagastuste käsitlemisest, kuni õmbluseni välja. Et jah, meil on tõesti olemas ka õmblusmasin siin. Aga sellel asjal on kindlasti ka teine vaade, millest võib-olla ei räägita nii palju. See on äriline vaate, kus me aitame ettevõtetel muuta nende püsikulud muutuvkuludeks. Ettevõtted ei pea investeerima laohoonetesse, laotarkvarasse. Nad saavad seda sisse osta meie käest teenusena, täpselt sellist mahus, nagu neil vaja on hetkel. Siit me tuleme ka riskidest. Me haldame laologistilised riske, mis on seotud hooalisusega, kas on kampaaniatega, et kuidas neid kõike mahtu ära käsitleda oma meeskonnaga, kas samamoodi on ka vastas olukorras, nagu meil on hetkel olnud COVID, et mida teha nende inimestega, kui sul tegelikult mahtu taga ei ole. Siit tegelikult meie võtame selle eest vastutust ja hoolt. Me tagame, et nii madalal kui kõrgel hooajal on sinu kulud on täpselt vastavad mahtudele. See kõik tundub justkui kõrgem matemaatika, et kas neid skeeme ja rehkendusi teevad inimesed või on selle taga üks suur arvuti? Ehk see on kõik inimeste töö. Meil on siin palju protsessi, me kasutame erinevaid maailmas tuntud viise nagu 6S, Kaizen, Lean Six Sigma. Eks kõik need erinevad meetodid on siin rakenduses. Milline on laologistika tulevik ja siinsed arengud? Kindlasti ütleks, et kui siiamaani on pigem laologistika oli suurte klientide jaoks, siis tänapäeval me just mõtleme kontseptsioonile, et kuidas me saame olla lähemal e-kauplustele, väiksematele ettevõtetele. Kindlasti meil on olemas ka vahepealne lahendus, mida ei ole veel Eestis nii palju kasutusel. Kui ettevõttel on juba olemas oma hoone, võib-olla ka isegi oma tarkvara, aga ta näeb välja, et see logistika, see laologistika kasvab käest ära. Siis me saame tulla oma kompetentsiga nende maja sisse ja alata neid logistilisi protsesse. Kas teie ise, Erich, peate ka panema nii-öelda käe tööle külge või teie juhite teiste tegevust? Kindlasti igapäevaselt. Ma seda ei tee.
aga vahest seda tuleb teha, tuleb minna ja proovida ise, kas kaupa maha laadida, komplekteerida või lihtsalt väärtustööd teha. Nii sa saadki teada, mis on õige, mis on vale, mida tuleb muuta. Peaasi, et kliendid oleksid rahul. Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam meie töös, et meil on hästi pikaajaline koostöö palju ettevõtetega. Et üks nendest on näiteks Tallinna Kaubamajaga, kellega meil on koostöö on juba üle 19 aastat. Itella Estonia pakub tööd 350 inimesele ning logistika ja transpordi vallas on tegu väga atraktiivse tööandjaga, nimelt Eesti ettevõtete seas ollakse esimese 5 seas. Personalijuht Marita, kuidas te selle tulemuse olete saavutanud? No möödunud aasta on kindlasti oluliselt rohkem tähelepanu toonud meie valdkonnale ja tõstnud ka meie atraktiivsust tööandjana tööjõuturul. Kuid peamiseks eduteguriks siiski tooksin välja meie juhtimiskultuuri, mida on viljeletud juba mitmeid aastaid ja mille tulemusena on loodud siis töökeskkond või keskkond, mis kaasab inimesi, annab inimestele võimalusi arenguteks ja ülioluliseks peame seda, et meil on väga austav kohtlemine absoluutselt kõikidel tasanditel ja mitmekesisus meie töökeskkonnas. Kas selle saab ka kuidagi välja tuua, et kes on see inimene, kes töötab Itella Estonias? No Itella Estonias on inimesed tõesti väga erineva taustaga just nii sooliselt, vanuseliselt kui ka rahvuseliselt. Ma võiksin öelda, et meil on täna töötajad, kes on olnud meie väärtus juba viimased 23 aastat, kuid samas on ka töötajad, kes on tulnud ülikooli esimeselt kursuselt meile praktikale ja on siia jäänud. Ma olen seda meelt, et just erinevad taustaga töötajad on need, kes on ka eduteguriks tegelikult ettevõtte kasvule ja ka jätkusuutlikkusele. Millised on arenguvõimalused siin ettevõtte siseselt? Arenguvõimalusi on väga palju, et on meil ka näiteid, kus tõstukijuhist on kasvatud välja transpordijuhini. Ma usun, et kõik inimese areng on kinni temas endas ja tema soovides. Kas teil on veel ka abikäsi juurde vaja või on praegu kõik kohad täidetud? Head töötajad on alati meile teretulnud. Kindlasti uurime täna ka pakiautomaadi äri tuleviku kohta ja Meelike, teil on väga mõnus ja hubane kabinet, et kas siin siis sünnivadki kõik need head ideed ja mõtted? Jaa, et see on kindlasti üks nendest kohtadest, kus me väga palju teemasid arutame ja pakiäri tulevikku kujundame. Millised on üldse selle pakiautomaatide äri tuleviku trendid ja suunad? Seda on isegi raske täna ette öelda, et kahtlemata kogu e-kaubandus ja pakiäri areneb tohutu kiirusega ja võiks isegi öelda, et hüppeliselt, eriti praegustes koroonaaja tingimustes. Ma usun, et kliendid vajavad veel rohkem kiirust, kiiremat teenust endale lähemal, suuremat kasutajamugavust, vähem ise tehtavaid tegevusi, intuitiivset teenuse pakkumist, et ma usun, et see on see, kuhu meie suunad täna liiguvad. Millised on konkreetselt jällegi Itella Estonia sellised lähiaja plaanid ja uudised? Meie soov Itellas ja Itella Smartpostis on alati olla ühe sammu võrra tegelikult kliendi ootustest ja soovidest ja vajadustest ees. Seega oleme me ka lähiajal ja sellel aastal oluliselt laiendamas oma pakiautomaadi võrgustikku, sealhulgas paigaldamas pakimajakesi, millega me tegelikult eelmisel aastal juba turule tulime ja mille kliendid on väga soojalt vastu võtnud ja kahtlemata ka kullerteenuse osas on meil päris suuri arenguid ja teenuse parendustegevusi ja lähiajal ette näha. Kindlasti on meil üheks oluliseks arenguplaaniks pakiautomaadi kui tehnoloogia edasiarendamine ja pakiautomaadi teenuse edasiarendamine. Meie soov on, et meie teenus oleks väga hea kasutajamugavusega kõikidele ühiskonnagruppidele. Ja juba täna oleme me tegelikult ainukene pakiautomaadi teenuse pakkuja, kes ekraanivaba pakiautomaadi teenust kliendile võimaldab.
kus siis klient tegelikult saab pakki nii saata kui välja võtta. Mitu klienti saab seda teha ühe korraga, et see on kahtlemata suur mugavus kliendile ja aja kokkuhoid, et me selliseid väärtuseid soovime ka edaspidi kliendile luua. Aga vast kõige suuremaks selliseks muutuseks meie jaoks või uudseks asjaks on see, et me hakkame ehitama juba käesoleval hilissuvel enda uut sorteerimiskeskust siia samasse Rae valda, meie praeguse logistikakeskuse lähedusse, kus me praegu istume. Ja see võimaldab meil kindlasti kogu pakiveoteenuse efektiivistamist, võimaldab meil parendada ja uuendada nii sorteerimistehnoloogiat kui ka sorteerimisvõimekust, mida siis kindlasti tarbija tunnetab ka kiirema ja täpsema teenuse näol. Tundub, et tööd on küll rohkem kui küll. Jõudu teile selleks ja aitäh teile nii sooja ja külalislahke vastuvõtu eest täna. Suur tänu teilegi, aitäh!